tere! Täna räägime projekteerimisest ja sellest, kuidas see protsess on Eesti standardi poolest reguleeritud. Meie aluseks on Eesti standard 932/2017, mis käsitleb ehitusprojekti. See standard on loodud projekteerimisprotsessi süstemaatiliseks ja aitab tagada ehituse kvaliteedi ning ohutuse. Oluline rõhutada, et EVS siin tähendab, et tegemist on Eesti standardiga, mitte Euroopast üle võetud normiga. Euroopa standarditel on reeglina ees tähised nagu EVS-N või EVS-AD. Kuigi see Eesti standard on laialdaselt kasutusel, on tal nagu igal normil omad plussid ja miinused. Paar aastat tagasi algatati isegi selle standardi põhimõtteline ümberkirjutamine, kuigi see protsess on hetkel täpsustub. Tänane ülevaade pakub väga üldist sissejuhatust ja viitab osadele, mis on seotud eelkõige elektritöödega, laskmata liigsetesse detailidesse. Ehitusprojektid on jagatud staadiumiteks, mis aitavad projekti detailsust süstematiseeriselt tõsta. Need 3 peamist staadiumit on eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt. Igal etapil on kindlad ülesanded ja funktsioonid, mis aitavad tagada projekti sujuvat kulgemist ja vältida hilisemaid probleeme. Esimene neist on eelprojekt, mille peamine eesmärk on esialgsete sisendite ja eesmärkide võimalikult täpne kaardistamine. Selles etapis kogutakse kokku kõik esialgsed andmed ja nõudmised, et saada terviklik ülevaade projekti olemusest. Kuigi need sisendid võivad hiljem töö käigus täpsustada, on nende põhjalik dokumenteerimine ja analüüs kriitilise tähtsusega. Kui sisendid jäävad ebapiisavalt kaardistamata, võib see hiljem kaasa tuua suuri ja raskeid ümberehitusi. Sellised olukorrad tähendavad sageli märkimisväärseid rahalisi kulutusi, ajaraamide ületamist ja tehnilise probleemi lõpplahenduse toimimisel. Pärast põhjalikku eelprojekti liigume edasi põhiprojekti staadiumisse. Selles etapis töötatakse välja ja täpsustatakse projekti peamised tehnilised ja arhitektuurilised lahendused. Siin pannakse paika ehitise struktuur, süsteemid ja olulisemad detailid. Viimane staadium on tööprojekt, mis sisaldab kõiki ehitamiseks vajalikke detailseid jooniseid ja ühiseid. See on kõige spetsiifilisem ja täpsem etapp, mis tagab, et ehitaja saab töö korrektselt teostada. Mida suurem ja keerulisem ja kriitilisem ehitusobjekt on, seda olulisem on kõikide projekteerimisstaadiumite läbimine. Iga etapi läbimiseks maandab riske ja aitab vältida vigu. Suurte objektide puhul on kõikide staadiumi läbimine lausa hädavajalik. Kuigi väikeste ja lihtsate objektide puhul on teoreetiliselt võimalik piirduda vaid teostusjoonistega, on sellisel juhul töövõtja kompetentsus eriti oluline, sest ta peab suutma hallata objekti ilma detailsete projektita. Mida suuremaks objektid muutuvad, seda suuremaks kasvab ka riskid. Kui projekteerimisstaadiumis jäetakse läbimata, tekivad probleemid.